Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks ajaloo doktor Jaak Valge. Palun. Lugupeetud juhataja, lugupeetud rahvaesindajad, mina olen oma elukutselt ajaloolane ja minu erialane vaade on ehk õigustuseks sellele, et nüüd 15 minutiks teie kõrge kogu tähelepanu püüan. Nimelt näevad ajaloolased protsesse pikemas vaates ja tänases poliitikas mängib ajalugu sellist kummaliselt ambivalentset rolli. Ühelt poolt tundub, et minevik pole mitte kunagi olnud nii palju poliitiline ja kirgekiskuv kui täna, aga teisalt peetakse meie ühiskondi just lääne tsivilisatsiooni kõige tänapäeva kesksemateks, see tähendab, et vähem ajaloo kesksemateks. Ja on üsna loogiline, et see kummaline ambivalentsus võtab aeg-ajalt ka selliseid kummalisi vorme. Me kaldume kohati üsna meelevaldselt seostama mineviku ideoloogiaid tänase poliitikaga, aga samas on meie president korduvalt hoiatanud selle eest, et me ei tohiks minevikku kinni jääda. Tõsi, nende hoiatuste sõnum on teistsugune, manitsused endist aega enam tagasi ei saa. Ja mina ajaloolase, kodaniku ja valijana oleksin selle sõnumiga nii kaua nõus, kuni see ei laiene mõttekäiguks, et meil eestlastel ei tohikski nüüdsel globaliseerunud ajajärgul olla oma ideaale ega selliseid üleajalisi eesmärke. Justkui kõik sõnastataks nüüd täna meile kusagilt mujalt eest ära. Kõigepealt tuleks jälle märkida, et ajaloolises perspektiivis ei pruugi tänases üleilmastumises olla üldse midagi uut. Esimese maailmasõja eelne maailm oli paljude näitajate järgi globaliseerunum kui tänane maailm ja see on lihtsalt tehnoloogia, aga võib-olla ka poliittehnoloogia, mis igatahes tegelikult pealispinde, mis tegelikult eksitab meid mõtlema, et oleme jõudnud ajajärku, mil inimolemuse püüdlused on muutunud. Rahvad on alati või vähemalt alates rahvuslikust ärkamist alates püüelnud suveräänsusele. Ja ka globaliseerumise ajal pole rahvaste suveräänsuspüüete ja suveräänsete riikide arv maailmas vähenenud, vaid vastupidi on kasvanud. Ja ka meie siin oma vanas Euroopas võime jälgida uhkeid katalaane ja šotlasi, kes on pikka aega iseseisvusele püüelnud ja kelle eesmärgid just meie ajal täide võivad ka minna. Eesmärk või ideaal on aga ühiskonna ja riigi identiteedi üks olulisem osa ja selle puudumine tähendaks pikemas perspektiivis ühiskonna lagunemist ja riigi puhul suveräänsuse kaotust. Lühemas perspektiivis tähendab ideaali puudumine aga üha uute ja uute õigusaktide vajadust, sest ühtse identiteedita ühiskonna liikmed ei tea ilma täpsete instruktsioonideta, kuidas erinevates olukordades käituda. Aga tuleb möönda, et tõsi on see, et raamid, milles oma eesmärki ellu viia, on erinevatel aegadel erinevad. Aga raamid võivad ikkagi mõjutada meetodeid, kuidas eesmärki ellu viia, mitte eesmärki endid. Ning kui raamid on kitsad, tähendab eesmärgistatus neis raamides maksimumi saavutamist. Ja oma konkreetseid eesmärke peame sõnastama ikka ise oma eeltingimustest, oma potentsiaalist ja iseloomust lähtudes, aga kahtlemata saame oma eesmärkide sõnastamiseks leida inspiratsiooni ning ka mingi valdkonna otseseid eeskujusid nii kaasaegsest maailmast kui ka ajaloolisest sellisest vertikaalsest ruumist. Mõne eeskuju leiame ühest kohast, teisest kohast. Ja meie riigi aegade ülene eesmärk, nagu Martin Helme siin juba mitu korda märkis,
on sõnastatud meie konstitutsiooni preambulis ja selleks on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. See on olnud kõigis meie 4 põhiseaduses fikseeritud, sõnastatud peaaegu 100 aastat tagasi. Ja loomulikult ei arva ka mina, et kirjatäht tuleks igaveseks ajaks siis kivisse raiuda, aga jälle, et me elame demokraatlikus ühiskonnas, kus kõigil on õigus algatada diskussioon ka meie konstitutsiooni üle ja kui ühiskonna enamus peaks leidma, et seda on vaja muuta, siis tuleb ka muuta. Teisalt aga, kui see nii kaua, kuni see kehtib, siis tuleb seda täita, sellepärast et vastasel korral oleks see osa ühiskonna liikmete petmine põhjusel, et kes seda täidavad, kes siis elavad Eesti tuleviku nimel ja teevad selleks tänases olevikus ka ohverdusi. Ning lisaks tahame me ju olla euroopalik seadusriik ja ka seetõttu me peame oma põhiseadust täitma. Kui poliitiline liit ei järgi meie põhiseadust, vaid kusagilt mujalt tulevaid soovitusi, siis on see ka provintsistumine. Provintsistumist võikski pidada siis suveräänsuse kaotuse, aga võib-olla ka ühiskonna lagunemise esimeseks faasiks. Provintsistumise ulatust ei saa kahtlemata mõõta metropoli suunduvate raudteede või lennuühenduste tihedusega. Provints on, nagu Maarja Vaino seda tabavalt on märkinud, tsiteerin, vaimne seisund, mitte geograafiline asend. See avaldub siis, kui arvatakse, et ollakse milleski maha jäänud, ollakse maakas, tuntakse alaväärsust. Loomulikult ei saa provintsil olla omaette eesmärke, sest provintsile sõnastatakse ju eesmärgid mujalt, kas riiklikust metropolist või siis vaimse provintsistumise korral sealt, mida metropoliks peetakse. Tihti on selle vaimse metropoli nimi meie provintslase suus Euroopa, aga sisult ei tähenda see provintslase Euroopa rikast vaimu ja pluralistlikku demokraatlikku kultuuri, vaid tegelikult ühte rahvusluse vastast poliitilist suunda. Ja eriti halenaljakas on aga see, kui võimule tullakse loosungiga uhke Eesti üle, aga võimul olles teatatakse, et oma Eesti rahva pärast on häbi. Mu arvates võiks siis tihendada sidet võimulolijate ühiskonna vahel rahvaalgatusõiguse sisseseadmine rahvahääletuse korraldamiseks. Meenutan, et 2 maailmasõja vahel oli meil selleks õigus olemas, kuni Konstantin Päts teostas riigipöörde ja kehtestas ebademokraatlikul teel uue konstitutsiooni. Ja ma ei usu mitte mingil tingimusel, et meie ühiskond oleks täna vähem küps otsedemokraatiaks kui toona. Kui aga mingi poliitilise sammu ainsaks argumendiks on see, et kusagil mujal ehk on niimoodi ning meie peame sarnaselt välja nägema jälle hoolimata oma eeltingimustest ja võimalustest või siis jätma mingi vajaliku sammu astumata, põhjendades, et kusagil mujal nii ei ole või et see pole euroopalik või meie maine kellegi silmis langeb, siis mu arvates ongi need klassikalise provintslase argumendid. Näiteks välispäritolu rahvastiku integratsiooni kogemusi võiksime tegelikult hoopis meie ise Lääne-Euroopa riikidele jagada, sest meile algas massiimmigratsioon varem ja välispäritolu rahvastiku osakaal on suurem. Ja loomulikult on diskussioonis vajalikud ka taustateadmised teiste riikide kohta, aga valiku puhul ei saa argumendiks olla väide, et kusagil mujal selles kujuteldavas metropolis on palju teise nahavärviga uusimmigrante. No Eesti ajaloost on niisugune hoiak ja käitumine, kus imetatakse teisi ja tahetakse ise olla keegi teine, tuntud siis kadaka sakslusena. Vabatahtliku vaimse provintsistumise korral püütakse tihti olla ise progressiivsem või agressiivsemalt poliitkorrektsem kui metropol ise. Tõsi, enamasti kukub see haledalt välja, nii ühelt kui teiselt poolt vaadatuna. Saloma Heinrich Westringi Eesti-Saksa sõnaraamatu järgi on kadaka sakslane mitte ainult poolsakslane, vaid ka lollpea. Sama mõttetu, kui tunda nostalgiat selle üle või selle vastu, mida kunagi pole olnud,
See tähendab oma ajalugu idealiseerida. Sama mõttetu on tegelikult ka oma rahva põlguse pinnalt hakata meie juunikommunistide kombel idealiseerima teisi ühiskondi, olgu need siis idas või läänes. See tähendab tunda nostalgiat selle vastu, mida ei ole praegu. Ma koostan Eesti Vabariigi eelmise iseseisvusaja parlamendi ajalugu ja pean ütlema, et see oli väga dünaamiline aeg, mil rahvasaadikutel tuli teha iseseisvalt väga vastutusrikkaid otsuseid. Ja uskuge mind, tolleaegse parlamendi liikmed olid suures plaanis teiega väga sarnased. Oli imetlusväärset analüüsi ja kõneoskust, selliseid ajaproovile vastupidavaid täpseid hinnanguid, aga mis seal salata, ka sellist enesekindlat tühikargamist ja mõttetut intrigeerimist paraku ka juhtudel, kus poliitilised eesmärgid olid samad. Tänast ja kahe maailmasõja vahelist Eesti Vabariiki eristavad vahepeal väga kiiresti muutunud poliitilised, majanduslikud ja tehnoloogilised olud. Muutunud olud teevad muidugi otsesed võrdlused paljudes ühiskonnatahkudes rasketeks või kui need võrreldavad on, siis topeltvõrdlusena, nii et võrdleme omaaegset Eestit teiste riikidega ja tänast Eestit teiste riikidega. Ja valdkondadest, kus neid võrdlusi teha saab, see on just siis majandus- ja rahvastiku näitajatega, selgub, et omaaegne Eesti oli siiski pigem edukam kui tänane. Ning ma küll ei näe, et selle teadvustamine või samasuguse edu taotlemine täna oleks kuidagi minevikusse kinni jäämine või nostalgitsemine. Aga üks asi veel on küll otse võrreldav, ehkki mitte arvunäitajatega. See on mentaliteet. Ja väidan, et täna on provintsistumise ulatus ehk kadakasakslus meil järsult suurem, ühiskonna, aga eriti just poliitikute eneseusaldus järsult väiksem. Me oleme harjunud väitega, et meil puudub ühe või teise küsimuse lahendamiseks või selles valdkonnas seisukoha võtmiseks pädevus. Mina siis ajaloolasena alati tahaksin küsida, et kuhu see pädevus on kadunud vahepeal. Et kui näiteks omaaegses Eestis viis paarikümne töötajaga Eesti Pank läbi väga keerukat rahapoliitikat, miks me siis täna arvame, et me sellega hakkama ei saaks? Ja usun ka seda, et just provintsistumine on üheks põhjuseks, miks siis tänase iseseisvusaja saavutused on väiksemad kui maailmasõja vahelise Eesti omad. Provintslus või kadakasakslus võimendab poliitkorrektsus, toodab nähtust, mida Indrek Hargla on nimetanud oma rahva vihaks ja teeb ka teatavate küsimuste käsitlemise valulikuks, välistab alternatiivide otsimise võimaluse klaarida kõiki valikuid, välistab ka viljaka analüüsi. Austatud rahvaesindajad, ajaloolasena võiksin ma deklareerida, et rahvusühiskonnad on märksa pikemaealisemad kui poliitilised või majandusmudelid, millest ükski ei ole inimtsivilisatsiooni arengu kroon. Ja ma ei usu, et ma liialdan, kui väidan, et tänane maailm on ebastabiilsem, kui ta seda kunagi viimaste kümnendite vältel on olnud, ning ebastabiilsus ei näita mitte kahanemise, vaid kasvamise märke. Seega vajame siis täna sellist kainet otsustusvõimet ja provintslikkusest kammitsemata mõttevabadust rohkem kui lähiminevikus. Ja ühiseid eesmärke vajame me ka seepärast, et poliitikute puhul tähendab ühise eesmärgi puudumine ka võimetust diskussiooni kaudu paremate tulemusteni jõuda. Ja kui kellelgi tekib meie riigi peaeesmärgi osas kahtlusi, tuleb taas lugeda meie põhiseadust. Ma usun, et meie eesti rahvus, kultuur ja keel on vajalikud ka Euroopale, sest Euroopa jõud ongi ju mitmekesisuses. Ärme muuda oma maad identiteedita provintsiks. Ja ma olen veendunud, et tuleviku ajaloolased kirjutavad teie tegevusest eesti keeles ja loodan, et nad saavad oma objekti hinnata vähemalt sama positiivselt kui mina kahe maailmasõja vahelist Eesti parlamenti. Tänan tähelepanu eest. Aitäh teile, hea ettekandja. Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja ettekandja. Minu küsimus on lühike. Ütelge, kas Eesti on oma suveräänsuse tänasel hetkel kaotanud või kaotamas ja kas see teie arvates on paratamatu või mida on meil siin teha? Aitäh. Jah, aitäh. Eks see on nüüd selliste definitsioonide küsimus suuresti. Ma arvan, et Eesti ei ole kindlasti oma suveräänsust kaotanud. Kas see, mis praegu on käimas, on siis selle suveräänsuse
võimaliku kaotamise esimene faas või see on eelduste loomine, on raske öelda tõesti, et see on nagu definitsiooni küsimus. Kas ta on paratamatu? Kindlasti ta ei ole paratamatu. Sest nagu ma enne mainisin, et isegi ka globaliseerumise tingimustes, isegi kui see sama maailma suur trend peaks jätkuma selline, nagu ta praegu on, ja süvenema, isegi siis on suveräänsus võimalik ja vajalik säilitada. Aga mis, ja kõige üldisemalt vastata siis teie viimasele küsimusele, siis ütleksin ikkagi seesama, et tuleb teadvustada, milleks me oleme, kes me oleme, ja tuleb sellist vaimset provintsistumist vältida. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra juhataja, aitäh, härra Valge nauditava ettekande eest. Vabaerakond on tulnud kindlasti selleks, et Riigikogu ei provintsistuks. Nüüd aga küsimus, te rääkisite otsedemokraatiast ja rahvaalgatusest. Meil on siin alates eelmisest aastast algatatud üks niisugune formaat nagu petitsiooniõigus. Nimelt 1000 allkirjaga on võimalik apelleerida Riigikogu poole, siis peab Riigikogu komisjon seda mingisugusel moel ka käsitlema. Ja minu küsimus on, kas te olete kuulnud, et see on mingeid positiivseid tulemusi andnud? Ja kui, siis milliseid, ja kui ei ole, siis miks ei ole? Aitäh! Aitäh! Ma ei ole kuulnud, et see oleks suuri positiivseid tulemusi andnud. Aga miks ei ole? Sellepärast, et see petitsiooniõigus on siiski palvekirjaõigus. See tegelikult ei rahvaalgatusõigus rahvahääletuste korraldamiseks on siiski midagi muud. Rahvaalgatusõigus rahvahääletuste korraldamiseks tähendab ju seda, et kui vastavale algatusele korraldatakse teatav hulk allkirju, et siis on seadusandja kohustatud selle referendumile panema. Ja referendumi tulemus on siis seadusandjale kohustuslik. Et ma arvan, et see petitsiooniõigus ei ole korralikult töötanud, võib-olla seetõttu, et lihtsalt ühiskond ei näe, et selle kaudu saaks suuri muudatusi läbi viia. Võib-olla ma eksin. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh, eesistuja. Jaak, suur tänu väga hea ja tõesti mõtlema paneva ettekande eest. Aga küsimus on niisugune, sinu hinnangul ja võib-olla ka 30. aastatega paralleeli tõmmates, missugused meie iseseisvuse ja suveräänsuse atribuudid, kasutades niisugust rumalat ja koledat võõrsõna, on sinu meelest praegu kõige rohkem hajumas või ohus? Aitäh. Ma arvan ikkagi niimoodi, et õigusaktide andmine tervikuna, ütleme niimoodi, et meie õigusruumi mõjutatus mujalt tulenevatest mõjutustest. Ma ei tea, et see peaks olema siis kõige alus, ja sellest tuleneb siis meie kodakondsus, immigratsioonipoliitika, majanduspoliitika, sellised liikumised, mis võivad kajastada ka liikumist suveräänsusest kaugemale. Eelkõige see, et meie õigusaktid on liiga palju mõjutatud mujalt tulevatest mõjutustest. Martin Helme, palun. Aitäh, härra asespiiker, aitäh, härra professor. Oli ettekandes juttu globaliseerumisest ja sellest, et ajaloos on varem olnud perioode, kui globaliseerumine on olnud isegi intensiivsem. Meile tänapäeval räägitakse ka, kuidas globaliseerumine on siin, see on paratamatus, on vääramatu, see süveneb ainult. Et mida ajalooline perspektiiv selle globaliseerumise taseme ja edasise trendi kohta võiks meile öelda? On see vääramatu, paratamatu ja süvenev? Aitäh. Ajalooline perspektiiv ütleb seda, et globaliseerumine pigem käib selliste tsüklitena või lainetena. 2 maailmasõja aegset ajajärku
peetakse selgelt deglobaliseerumise ajajärguks, et siis nagu globaliseerumine läks tagasi. Sellega ma ei taha kuidagi öelda jälle, et ma mingeid aegu idealiseeriksin või midagi taolist, aga küll aga näitab see aeg täiesti seda, et sellised arengud on täiesti üheselt võimalikud. Kahe maailmasõja vahel, muide, võib-olla isegi natukene paradoksaalselt, vaadake, selline riikide vaheline ebavõrdsus maailmas isegi vähenes, hoolimata sellest nii-öelda deglobaliseerumisest. Et see tähendab, et tõepoolest, et see globaliseerumine ei ole meile kusagilt ülevalt antud ajalooline paratamatus või mingisugune marksistlik seaduspärasus, vaid see on praegune meie aja tunnus, mis võib väga kiiresti jälle muutuda teisele poole. Artur Talvik, palun. Aitäh, eesistuja. Lugupeetud ajaloodoktor Jaak Valge, tänan teid suurepärase, väga täpse ja sisuka kõne eest. Aga tahaks teilt küsida sellist asja, et te puudutasite ka põhiseadust ja rahva vajadusel põhiseadust muuta. Kas te leiate, et tänane põhiseadus on suveräänsuse mõttes piisav Eesti jaoks, kas seda jälgitakse piisavalt või kas seda oleks vaja muuta? Ja kui on vaja muuta, siis mis suunas? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et suveräänsuse mõttes on põhiseadus küll piisav. Küll aga arvan ma ise, et põhiseadust tuleks muuta niimoodi, et sinna tuleks kirjutada sinna rahvaalgatusõigus rahvahääletuste korraldamiseks. See tegelikult, kuidas öelda, see ei puutuks nagu riigi suveräänsusesse, aga see tõstaks ühiskonna või rahva kui suverääni osakaalu riigi otsuste kujundamisel. Madis Milling, palun. Suur tänu, härra istungi juhataja. Ma pean alustama kommentaariga. Siin täna seostati pooltühja saali huvipuudusega suveräänsuse vastu. Võib-olla mõni saadik ei tea, et igas kabinetis on televiisor ja ma jälgisin Martin Helme esimest sõnavõttu oma kabinetis väga tähelepanelikult. Aga ettekandja, suur tänu selle ettekande eest, väga huvitav, aga minu küsimus. Ärimaailmas on reegel, et kui sa ei kohane turuga, siis oled varsti pankrotis. Lahingus samamoodi, kui sa ei improviseeri vastavalt lahinguolukorra muutustele, oled varsti surnud. Minu küsimus, kuidas me peaksime muutuvas maailmas kohanema muutustega, samas säilitades oma näo? Aitäh! Jah, aitäh! Eks see üldvastus on ikka seesama, et kahtlemata me peame järgima seda võimalikku poliitilist raami, aga mitte unustama oma eesmärki. Kunagi on Kurt Vonnegut öelnud vist suhteliselt tabavalt selle kohta, et tegele nende asjadega, mis on sul võimalik muuta ja lepi siis nendega, mida sul muuta ei ole võimalik. Juhan Parts, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Ma ka ühinen siin kiidukõnega, mõned inspireerib, kõigiga ei ole võimalik nõustuda. Kui ma kuulasin nüüd teie eelkõneleja ettekannet ja siis ka natuke teie ettekannet, siis mulle tundub, et me võime teha selle vea, et me paneme endale vale diagnoosi. Helme ja kogu see populistide seltskond selja taga paneb väga kõlava häälega vale diagnoosi meie suveräänsuse, väärtushoiakute ja kõigi muude kohta. Nüüd teie ütlesite küll professorina, pigem minu arust hoiatusena, identiteedina provintsina. Et meist võib kujuneda identiteedita provints. Selline vale diagnoos tekitab iseenesest üks alaväärsuskompleksi. Ja minu küsimus on see, et teile kui ajaloolasele, teie vaatate tagasi, kuid minu arust meie probleem täna on, et meil on väga väike tuleviku ettenägemise võime. Ma ei räägi selle projekteerimisest ja sellega kohanemisest. Kuidas te ajaloolasena vaatate oma teadmised? Teie aeg. Ma palun, hea ettekandja. Ehk siis küsimus... Hea küsija, teie aeg. Jah,
kõigepealt ma pean kommenteerima seda, et ma ei ole siiski Tartu Ülikooli professor, ma olen ühe teise ülikooli professor küll, aga mitte Tartu Ülikooli oma. Aga et kuidas, ma sain aru, et teie küsimus võis olla midagi taolist, et kas meie tänane selline ettevaatav perspektiiv on väiksem või on lühem, kui ta on olnud varem. Juhul, kui see oli selline küsimus, siis mu vastus on jah. Me oleme tänapäeva kesksemad ja meie, võib-olla me kipume natukene liiga palju mõtlema selle peale, et kuidagi majandusmudel ja nähtamatud jõud reguleerivad meie tegevuse nii ehk nii ära, et meie funktsioon on ainult seda mitte segada, ja sellest võib-olla tuleneb siis meie selline suurte eesmärkide ja visioonide puudus. Jah. Jüri Adams, palun. Härra ettekandja, ma arvan, et selles situatsioonis on hea komme teietada isegi sellisel juhtumil, kui ollakse mitukümmend aastat olnud omavahel sina peal. Minu küsimus on selline, et ma kuulsin kõnest, aga ma ei saanud päris täpselt aru, et teil või teil koos kellegi teisega on valmimas kas mingi uurimus või raamat, mille sisuks on Eesti parlament enne teist maailmasõda või Eesti parlamentarismi ajalugu. Mina olen tundnud oma poliitiku ja avalikus tegevuses tohutut puudust selles asja suhtes, nii et see on minu jaoks väga oluline informatsioon ja rõõmusõnum. Kas saaks natuke täpsustada, mis ja kuna on valmimas? Jah, aitäh teid toreda küsimuse eest. Tõepoolest, Riigikogu Kantselei on siis sellise uurimuse tellinud ja seda tuleb minul täita, võib-olla on mõni magistrant mul veel natukene abiks seal ja seda tuleb teha nagu erakordselt lühikese aja jooksul. Ma pean selle siis 1,5 aastaga valmis saama, millest on juba 2 kuud tänaseks kulunud. 1,5 aastat ja pärast seda siis tuleks tõenäoliselt trükkimistsükkel ja muud need, mis veel enne raamatu füüsilist väljaminekut paratamatult tuleb läbi teha. Nii et ma loodan, et võib-olla on teil 2 aasta pärast umbes võimalik seda raamatut lugeda. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja ja Jaak. Väga meeldiv ja tore ja sisukas ja õigeid sihte seada. Mõtlema panev oli see teie ettekanne. Minu küsimus aga viib meid tagasi Linnart Mälli juurde. Linnart Mäll kasutas ühte suurepärast terminit külamüstika. Kas ja kuivõrd teie meelest see Linnart Mälli sisse toodud külamüstika võiks olla seotud või iseloomustav ka seoses provintslusega? Aitäh. Jah, aitäh. Ma kujutan ette, et tema kasutas seda tegelikult provintsluse vastandina. Kasutas sellena, et nii-öelda terve mõistus ja need külamehed, kes omavahel maailma asju arutavad, tervest mõistusest lähtudes tegelikult saavad täpsemaid tulemusi ka tuleviku prognoosides, et kui me siin kusagilt, mujalt ennast mõjutada laseme ja siis sellest tulenevalt oma prognoose teeme. Ma usun, et see võis nii olla. Arno Sild, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud esineja. Siin saalis on tihti kõlanud mitmed pidi väljendid selliselt, et Eesti ei järgi nõutava kiirusega Brüsseli poolt antud ettekirjutusi ja seadusi. Mis teie teadlasena arvate, kuidas Riigikogu peaks käituma, et sellest jännist välja pääseda? Aitäh. Kõige esimene asi, et lugema siis põhiseaduse preambulit. Aitäh. Hea ettekandja, ma väga tänan teid teie ettekande ja teie vastuste eest. Aitäh teile. Aitäh.